on nii hea meel, et sa said täna siia tulla Ajata kohvikusse rääkima oma uuest raamatust Sügis, hobused ja vabadus. Aitäh! Ja mul on ka mõned küsimused, aga enne ma kuulaksin lihtsalt, et mida sa ise soovid sellest raamatust rääkida, et on sul mingisugune nagu tõeline eriline maasikas sees? Põhimõtteliselt on küll, et see on natuke raamat neile, kellel on võib-olla mingi unistus olnud ja siis on korra võimalik selle unistuskäega katsuda, et kas unistus on selline, nagu sa arvasid. Et selles raamatus siis peategelastel on võimalus terve nädal aega ise vastutada talli ja hobuste eest. Ja enamik inimesi, kes on ratsutamas käinud, varem või hiljem mõtlevad, et kui tore oleks, kui mul oleks enda talli, kui mul oleks enda hobune. Ja selle raamatu ma kirjutasin niimoodi, et tegelastel on võimalik seda siis reaalselt kogeda. Et on võrdlemisi mõnus selline seiklus sügisesse vaheaega, et peaks päris hästi sobima lugemiseks. Kas sa ise ka hobustega tegeled? Hetkel kahjuks mitte, et mul ei ole aega enam, aga varasemalt ma ratsutasin ise päris pikalt üle 7 aasta ja mul oli isegi enda hobune täitsa. Ja väga paljud minu ratsutamise ajast pärit mälestused ongi tegelikult jõudnud mu hobuste raamatutesse. Ja praegu mu ratsutamisega, ratsutangi põhimõtteliselt ainult siis, kui ma lähen mõnele ratsamatkale, mida ma ka proovin teha, et kas Eestis või mõnes välisriigis. Aga mis teid ajendas seda raamatut kirjutama ja kust see idee siis tuli just nagu oma tall? Ma nüüd proovingi mõelda, et kuidas ta tuli, et ma teadsin, et ma tahan jätkata oma hobuste raamatute ideedega, et see on nüüd mul järjekorras 3. raamat ja ma pidin välja mõtlema, et mis selles uues osas toimub ja kuidagi väga hästi sobiski sinna just see mõtteviis, et nad saavad selle oma talli. Et ta oli natuke seotud ka sellega, et ma tahtsin sisse tuua selle teema, et kui hobune on sinu oma ja kui sa sõidad kellegi teise hobusega, et millised erinevused seal on sellega, et mida sa võid hobusega teha, kus ratsutada ja millised reeglid sul endiselt siiski kehtivad. Ja sinna kuidagi sobis see, et oleks, et nad on tallis omapäi. Ja muidugi mul oli vaja seda, et nende treener jalust ära saada, ehk et siis see, et nad on terve nädala üksinda tallis, oli üks viis, kuidas seda teha. Treener jalust ära saada. Treener jalust ära. Treeneril on sõbranna, kellel on hädasti vaja, tal on mingine terviseprobleem tekkis ja treener pidi talle nädalaks sappi minema, et mitte kuidagi muud moodi ei saanud. Ja seal siis raamatus on sees, nagu ma aru saan, mingit armastust ka? Natuken on, jah, et tasapisi hakkab tulema sinna. Et mul on päris pikalt nüüd läinud, et kus ma ei ole mingit sellist romantilist liini enda raamatutesse sisse kirjutanud. Ja nüüd ta hakkab siin tasapisi tulema, et võimalik, et järgmistest raamatutest on äkki juba natukene rohkem. Kas see raamat on kirjutatud mina vormis või on see? Ta on see jah, esimese vorm, kui ma nüüd õigesti mäletan, et mina vormis kirjutamine on mul võrdlemisi võõras. Ma olen seda vist korra teinud, ei mäletan isegi. Et ma eelistan tavaliselt võtta just see eemal olija vaade. Okei. Mis ajal on päeval kõige mõnusam kirjutada või hoopis öösel, et millal tuleb kõige rohkem? Öösel. Ja kõige paremad ideed tulevad ikka öösel. Öösel on kõige parem kirjutada, sest siis on rahu ja vaikus, keegi ei häiri, keegi ei sega. Päevasel ajal meeldib mulle kirjutada siis, kui ma ei ole kodus, et ma saan minna kuskile kohvikusse või raamatukokku, sest kodus kirjutamine minule ei sobi. See toimib ainult siis, kui ma lasen abikaasale endale kohvi teha, sest siis mul on lihtsalt, kui ma siis ei kirjuta, kui ta on mulle ilusti värske kohvi teinud, siis mul on lihtsalt süümepiinad. Et siis ma pean ennast sundima kirjutama, aga muidu jah, kodust väljaspool on palju lihtsam kirjutada. Okei. Kui kaua umbes läheb ühe raamatu kirjutamiseks, et näiteks selle raamatu kirjutamiseks? See võttis aega. Mustand sai valmis 6 ajaga, et enamik mu raamatuid ongi esimene Mustand valmib 6 ajaga Nanoprimo raames, et see on see kirjutamiskuu, aga esimene variant ei olnud sellel kuigi hea, pidin ümber kirjutama. Teine variant ei sobinud, pidin jälle ümber kirjutama ja nüüd 3. variant alles lõpuks ometi toimis. Et ma põhimõtteliselt kulutasingi sellele raamatule 2 novembrikuud ja pluss siis veel aasta jooksul ka natukene, et mis ma seal ümber tegin ja avastasin, mida ma ümber kirjutada. Aga põhimõtteliselt see raamat võttis ikkagi
2,5 aastat, et see valmis jõuda. Aga sa kirjutasid seda mingi teiste raamatutega nagu samaaegselt või täiesti nagu eraldiseisvana? Samaaegselt natuke, sest mul samal ajal tuli ka tähtaeg, et kirjutada siis Petrone prindi jaoks Minu Colorado ja mul oli vaja see niimoodi pisut kiiremini valmis saada, et siis mõned kuud olidki, kus Sügishobused ja Vabadus jäi pausile ja siis ma tegin ruttu Minu Colorado valmis, et seda oli kuidagi mugavam ja kiirem kirjutada ja siis hakkasin uuesti maadlema, et kas lõpuks ometi ma saan selle loo sinna kohta, et sobib kirjastusele saata. Mis on olnud motivaator kõige suurem, et siin mainisid, et mees teeb kohvi, et siis nagu kodus saab ja pigem väljas, aga kas on ka olnud näiteks inimesed, kes nagu kõige rohkem motiveerivad, et kes ütleb nüüd, et no miks sa ei kirjuta, no hakka nüüd kirjutama ja siis kuidagi sealt tuleb see nagu? Seda vist väga palju ei ole, välja arvatud juhul, kui ma olen ise neile öelnud, et kuule, et ma pean nüüd kirjutama, et proovi leida kõik variantid, et toetada mu kirjutamist. Aga üldiselt see motivatsioon on siiski vist sisemine, et ma tahan selle raamatu välja saada ja ma olen lihtsalt jube hea enda äraostja. Et ma tean väga hästi just selle kirjutamiskuu ajal, et iga 5000 sõna järel on mingine väike preemium iseendale. Et mis võib olla siis ka see, et vaatan mingit seriaali 2-3 tundi ja niimoodi väikeste ampsude kaupa on siis palju lihtsam kirjutada. Kas see siis nagu tööks ei muutu, kui sa nagu premeerid ennast või jääb see ikka mingi nauding ka sinna siis alles? Ikka jääb õnneks ja, aga noh, samas mulle endal vähemalt tundub niimoodi, et ma pean tihtipeale sundima ennast kirjutama, et ma alustan, et see justkui nagu ree peale saamine, et siis läheb juba ludinal, aga just see esimese sammu tegemine on kõige raskem, et ikkagi see valge lehe hirm ja mis kõik sellest loost saada võib ja äkki ma ei suuda seda selliselt valmis kirjutada ja lihtsam on jätta see mingi unistustesse. Valge leht võiks just olema jumala mõnus, et vaatad, et oh yes, nüüd ma saan täiesti suvalisest kohast alustada lihtsalt mingit lugu. Teoorias jah, aga samas on ikkagi natuke hirmutav ja siis vahepeal ongi masendus, et kui raamat on justkui valmis kirjutatud, see 50 000 sõna ja siis ma loen läbi ja siis ta ei klapi ja ta ei toimi ja ma tean, et ma pean ta uuesti võtma osadeks lahti ja ma pean ta uuesti läbi kirjutama. Kas sa teed eeltööd ka enne, et otsid näiteks Pinterestist pilte ja hobustest ja siis vaatad erinevaid talle ja kas sul on nagu oma mingisugune märkmik näiteks mingisuguste ideede jaoks ja kus on pilte ja asju, et kus keegi asus ja milline ta välja nägi? Ja märkmik on mul tõesti iga raamatu kohta vähemalt üks, et kus saabki siis kõik asjad ilusti kirja panna, et mis seal parasjagu toimub, mis need tegelased on talli osas, et kus mingine hobune paikneb, kus on need boksid. Mida ma hästi palju kasutan tegelikult on ka Simsi mängimine, sest Simsis ma saan valmis ehitada oma tegelased ja ma saan valmis ehitada kõik need ruumid ja hooned, kus nad asuvad. Et see on tegelikult hästi hea viis, et hoida silma peal, mis toimub. Ja eeltööd teen ma ka päris palju, aga sellegi poolest alati see ei ole piisav, tuleb välja. Aga kuidas üldse veenduda loo originaalsuses? Seda on võib-olla natuke raske teha, sellepärast, et kuidas sa võrdled teiste lugudega, et sa võid küll mõelda, et okei, et eesti keeles ei ole keegi seda kirjutanud, aga võib-olla on keegi kirjutanud inglise keeles. Selle võib-olla leiab veel üles. Aga kas see üldse peakski olema originaalne? Ma arvangi seda, et ei pea, et sul ei ole võimalik lõpuni veenduda, et mitte keegi teine ei ole tulnud samasuguse idee peale. Et siis sa lihtsalt annad teadlikult endast parima, et sa ei tee meelega plagiaati, et sa ei tee meelega kellegi pealt maha. Ja võib ka lihtsalt leppida sellega, et võib-olla sa oled kuskilt saanud inspiratsiooni ja seda ära kasutanud enda raamatus ja kuidagi nad siis ikkagi on võib-olla seotud. Aga ma arvan, et seni kuni sa otseselt ja meelega mingit plagiaati ei tee, et seni ei ole vaja ka mõelda, et äkki mu raamat on liiga sarnane kellegi teise raamatule. Et kuidas saada üle sellest õudsest tundest, et raamat on nii jube, et ei taha seda kirjastusele üldse saata, ega üldse mitte kellelegi näidata? Seal peab leppima tõsiasjaga, et kui sina oled selle raamatu kirjutanud, sulle on tuttav absoluutselt iga sõna ja muidugi sinu jaoks on see äärmiselt igav ja mõttetu, sest sa tead täpselt, mis seal juhtub.
ja hästi suur abi on seejuures proovilugejatest, kes saavad selle raamatu omalt poolt läbi lugeda ja kes saavad anda siis adekvaatset tagasisidet, et kas see, ta tundub nii kohutavana, et kas ta ongi reaalselt nii või kas see lihtsalt tundub sellepärast, et sa oled nii palju selle raamatu kallal tööd teinud. Kui ma nüüd selle Sügishobused ja Vabadus kirjastusel ära saatsin, siis oli ka täpselt seal momendi peal, et mul on sellest raamatust täiesti koppe ees, mul on nii kõriauguni, mul ei ole õrna aimugi, kas seda saab paremaks teha, kuidas seda saab paremaks teha, aga ma ei taha seda raamatut enam näpuotsagagi puudutada ja las ta läheb kirjastusele. Ja nüüd, kui on juba selline mõnekuuline distants vahele jäänud sellest ajast, kui ma ise hästi intensiivselt töötasin raamatu kallal, et siis juba hakkab tulema see, et okei, tegelikult on täitsa hea lugu. Et võib-olla on vaja seda ajalist distantsi vahepeal lihtsalt. Siis millal see raamat lõpuks täiuslik on, et kui palju peab seda kas ümber kirjutama või on nagu kohe see? Seal on natuke see, et ühelt poolt sa võidki jääda sellesse kinni, et sa viimistled iga sõna ja iga lauset ja sa viimistled seni, kuni on möödas juba 10 aastat ja 15 aastat ja 20 aastat ja ikka ei ole raamat kuskile jõudnud. Et ühel hetkel võib-olla peabki lihtsalt julmalt otsustama, et olgu nüüd aitab, see raamat läheb välja. Või siis panema ajalise piirang. Ja või ajaline piirang ja kus sa lõpetad selle viimistlemise ning kui hiljem võib-olla on raamat juba avaldatud ja siis sa leiad mingisse vea, sa saad mõelda selliselt, et järgmise raamatu ajal sa proovid sama vea tegemist vältida. Aga et vähemalt minu jaoks on parem see, et see raamat tuleb välja, kui et see, et ma nokitsen selle ühe teose kallal 50 aastat ja ikka kuskile ei jõua. Ja see mõte võib-olla raamatul kaob ära ka ja see tunne. Ja, täpselt. Millised on tingimused, kus tahate kõige rohkem kirjutada ja millised tingimustes üldse ei saa kirjutada? Ma arvan, et seda, et üldse ei saa kirjutada, mul ei ole. Et võib-olla selline, kus reaalselt ei ole nii uni on olla, et lihtsalt silm ei püsi lahti enam, et siis jah, ei saa kirjutada. Aga muidu ma olen näiteks ostnud väikese kaasaskantava Bluetooth klaviatuuri, et ma saaksin kirjutada tõesti igal ajahetkel, et see on selline märkmiku suurune, ma saan endal käekotti panna või isegi jope põuetaskus, et on mul alati olemas. Siis töötab telefoniga koos? Jaa, telefoniga, sest seda lihtsalt telefonis niimoodi pöialdega tooksida pikki teest ei saa kirjutada. Aga ideeliselt kõige paremini kirjutan ma tõenäoliselt siis, kui mul on mingine ajaline piirang või siis ongi see, et ma mängin iseenda süümepiinadele. Kui ma lähen kohvikusse, kui ma olen raha kulutanud, selle koogi ostnud, selle kohvi ostnud, siis ma pean kirjutama, sest muidu ma olen raha ära raisanud ju. Või samamoodi, et kui ma sõidan rongiga Raplast Tallinna, siis mul on konkreetselt tund aega, et kirjutada ja mul on variant, et kas ma teen selle tund aega siis intensiivselt kirjutamistööd või niisama löön lulli ja siis tuleb ikka see aeg hiljem kuskilt leida. Et selline ajaline ja mõnes mõttes süümepiinaline piirang, et see sobib väga hästi mulle. Aga kas sellest nagu asukohast, kus sa kirjutad, mõjutab see siis raamatut ka, et näiteks, et kohvik, kui ta on selline, nagu me täna siin oleme, et ajatu on ja et kas siis see kuidagi paneb ka nagu rohkem raamatusse sellist nagu robustsust ja nagu... Ma arvan, et võib-olla ta nii palju paneb, et kui peaks sattuma, et jutt läheb edasi ja mu tegelased jõuavad järsku kohvikusse. No siis on jah kõige lihtsam, et vaatan enne ümber ringi, et aha, ma olen siin kohvikus ja kirjutangi selle kohviku sinna sisse. Aga näiteks rongis ei teki seda, et kirjutad rongis, siis on ühtemoodi ja siis pärast oled näiteks kohvikus, siis loed seda, mis rongis kirjutasid ja mõtlesid, et issand niimoodi, miks me sikast asja kirjutasid? Siiani ei ole tekkinud vähemalt. Okei. Milliseid programme sa kasutad kirjutamisel? Klassika on muidugi Word, kuhu ma kirjutangi lihtsalt järjest valmis. Siis ma kasutan ka Scriveneri programmi, kus ma saan neid juppe väga hästi ringi tõsta. Ja alati ma prindin ka oma raamatu välja paberile ja siis teen selle ümber, kuna mul on tihtipeale vaja raamatu osasid ümber tõsta, lõike ja peatükke ja seda on kõige mugavam teha minu jaoks vähemalt paberi peal. Ehk ma prindin välja, lõikan ta tükkidest, peatükkides seenide kaupa ja siis panen uude järjekorda põranda või laua peal. Päris huvitav, ma ei ole sellist varianti varem kuulnud. Ta toimib väga hästi, vähemalt minul. Siin on siis ka selline, kas endale rohkemate detailide, näiteks tegelaste sugupuude ja nii edasi loomine on nagu sinu raamatutes ka see tagataust nii-öelda olemas või pigem
kirjutad lihtsalt, et a la, et on sinised silmad, on ju, ja sellega asi piirdub? Ma arvan, et iseenesest, kui see tagataust on olemas, see on väga hea, sest see aitab mõista tegelast paremini ja võib-olla mingeid otsuseid, mis ta teeb, et need ei ole sedavõrd ebaloogilised. Aga see on teooria ja reaalsus on see, et ma olen praegu päris laisk olnud ja ma ei ole viitsinud ehitada seda tagatausta ja tegelikult see ikkagi annab tunde mul, eriti nüüd, kui ma kirjutan sarja ja ma tahan kindlasti kirjutada ka 4. ja 5. raamatu ja nüüd selle 3. osa kirjutamise ajal, siis ma pidingi otsima eelmistest failidest, et kas ma olen juba midagi maininud selle kohta või mitte, et palju lihtsam oleks ikkagi selline korralik taust üles ehitada ja siis sealt järjest võtta. Okei, aga kas siis selle tausta loomise ajal ei või olla see, et juba siis saab nii-öelda sellest loost kopp ette või? Tausta loomisel ei saa. Mul on ühe korra olnud seda, kus mul saigi loost juba täiesti kopp ette enne, kui ma alustasin kirjutamist, et ma kasutasin seda hästi tunnustatud ja levinud ja populaarset lumehelbekese meetodit, kus sa alustad selle ideega, siis sa kasvatad seda, kus sul on lõpus mingised, sa jõuad lõpus sinnani, et sul on kõik stseenid lühidalt ära kirjutatud ja siis alles hakkad lugu kirjutama ja see oli minu jaoks see oli jah täiesti mõttetu, ma jõudsin sinna, kus mul oli see lumehelbeka valmis ja siis ma ei teinud mitte midagi sellega edasi. Et pigem on parem see, et istud ja arvuti taha, siis on valge lehtuma sees ja hakkad kirjutama ja siis hakkad panema nagu kirja, et ma panin nüüd sellele tegelasele sinised silmad ja siis kirjutan üles, et tal on nüüd sinised silmad. Selliselt jaa, saab niimoodi käigu pealt ehitada, aga ma olen just see vist võib-olla niimoodi vahepealne osa, et mul on mingi plaani vaja, et näiteks siin raamatus ka mul olid kindlad sündmused, mis pidid raamatus sees olema ja siis mul oligi vaja seal natuke lihtsalt planeerida, millal need konkreetsed sündmused juhtuvad, selle jaoks, et see tasakaal liiga paigast ära ei lähe, et kus alguses juhtub hästi palju ja siis lihtsalt raamat venib või vastupidi, et venib, mitte midagi ei toimu ja see on hästi draama ja tegevused. Et kuidagi selline vahepealne variant, et niimoodi soovituslik joonis, mis võiks juhtuda äkki. Kas sa oled lõiganud mõne tegelase sealt välja ka? Sellest raamatust mitte, aga nüüd selle sama hobuse raamatu teisest osast, tegelikult lõikasin küll. Jah, mul on siin raamatus sarjas, mul on peategelased, üks nendest on Kaisa ja ma olin minu meelest juba esimese mustandi valmis jõudnud ja siis ma avastasin, et ma unustasin Kaisa sisse kirjutada. Tal ei olnud mitte mingit tegevust seal ja samas oleks hästi ebaloogiline, et ta isegi paari sõna ei ütle, sellepärast, et ta on ikkagi selles sõprusgrupis sees. Ma lihtsalt unustasin ta ära. Aga siis ma lahendasin jälle selliselt, et saatsin tegelase minema. Ehk et sel ajal, kui teised on oma sügisvaheaja veedavad seal tallis, siis Kaisa vaesekene peab minema vanematega Kreekasse puhkusereisile. Ehk et raamatu algusesse lisasin paar lauset juurde ja oligi mure lahendatud, et mis pärast terve ülejäänud raamatu jooksuline. Ja et see tegelase minema saatmine või ära tapmine on kõige lihtsam, et saate jalust ära ja siis ei pea mõtlema, mida ümber kirjutada ja mida seal tekitada. Kas peaks kartma raamatusse liiga palju iseennast panna või siis oled sa siia raamatusse iseennast pannud, et samastub mingi tegelasega? Otseselt mitte ühe tegelasega, aga mingid asjad, mis juhtuvad, et just mu hobuste raamatus ongi vist kõige rohkem mind ennast. Muidugi minu Colorados on, see on mu enda elus kirjutatud, aga seda välja jättes siis see hobuse raamatud on just need, kus ma olen võtnud mingeid asju enda elust, et see jõgi, kus nad hobustega lähevad ja kus nad käivad, et see on päris elus olemas. Või et metsas üle maha langenud puu hüppamine, et seda ma olen mitmel korral teinud. Või kuidas nad seal poevad mingisest talliaknast sisse, sellepärast et nad lukustasid ennast kogemata tallist välja. Et sellised sündmused on võib-olla natuke rohkem võetud ja teised tegelased on ka mõnes mõttes päris elus võetud. Et need, kes käisid minuga samal ajal seal samas tallis ratsutamas, et tõenäoliselt nemad tunnevad ära, et kellest seal jutt on ja mis hobustest jutt on, et mingid hobused on sama nimega, et näiteks Prima, tema jäi oma vana nimega, aga teised hobused ma olen nende nimesid muutnud natukene, aga jällegi, et kes minuga samal ajal seal tallis oli ja ammustel varajastel 2000. aastatel, et nemad tõenäoliselt tunnevad ära, et kellest jutt on. Kuidas te suhtute üleüldiselt prototüüpidesse, näiteks kui teid kuskile raamatusse kirjutada, keegi teine kirjutab? Kui minna, ma jumala hea meelega loeks. Aga kui halba midagi on või väga isiklikku? Kui on väga isiklik, siis oleks
ma ei kujuta isegi ette, mis see isiklik võiks olla, mille peale ma oleksin pahane või solvunud, et... No lihtsalt võib-olla olete rääginud mõnele kirjanikule midagi endast, aga te unustasite mainida, et ära seda kuskil kirjuta kavalda. No siis on minu viga, et ma unustasin mainida, aga ma arvan, et üldiselt ma suhtusin hästi, et see on jällegi niimoodi üks variant, kuidas kirjutada, et iseenesest prototüübid, neid on mugav võtta minu meelest päriselus. Ja kuidas ma ise olen ka teinud, on see, et ma olen mõnikord küsinud, mitte nüüd konkreetselt selle raamatuga seoses, aga 2 teise raamatu osas ma olen küsinud prototüüpidelt, et kas nad on nõus. Ja just sellel põhjusel, et see teema oligi natuke selline keerulisem ja raskem. Aga ma olen võtnud ka mõne prototüübi, konkreetselt siis ühe õpetaja enda põhikoolis, kes tõenäoliselt tundis ennast kohe ära, kui ta seda lugema hakkas. Aga seal konkreetselt ma ei näinud mitte mingit põhjust küsida, mingit luba või midagi, sest esiteks ma ei saanud selle õpetajaga läbi. Ei saanud toona, ei saa tõenäoliselt ka nüüd ja ikkagi, et see, kuidas ma kirjutasin teda, et see oli see suhtlus, mis mul oli temaga teismelisena. Et kui talle ei sobi see, et see suhtlus mõnda raamatusse jõudis, et et oleks pidanud natuke mõtlema, et kas see suhtlus üldse oleks pidanud päriselus toimuma. Ja samas sa ei maininud kellegi nimesid konkreetselt. Ma mainisin ta hüüdnime, aga see on jällegi selline asi, mida teavad väga konkreetselt inimesed, et tõenäoliselt ma arvan, et isegi praegused õpilased tal ei pruugi seda hüüdnime teada, et siis see ongi võib-olla paari aasta õpilased, kellele võib-olla niimoodi lööks pähe, et äkki see on see õpetaja. Et teine lugu oleks siis, kui ma kirjutasingi, et nii selle raamatu peategelane on, ma ei tea, loodusõpetaja sellest gümnaasiumist, tema päris nimi on blablabla, et siis on juba natukene teine lugu, aga konkreetselt prototüüp, mis seal ikka? Nende paralleelidega ei tohiks liiale minna. Ja mõnikord ma olen kuulnud ka teistel kirjanikelt seda, et kus neil ei ole olnud teadlikku prototüüpi, et nad ei ole kedagi kindlalt ette kujutanud. Ja siis nad said täiesti suvaliselt inimesed sõimukirjad, mis pärast nad kirjutasid selle suvalise inimese raamatusse, kuigi tegelikult seal ei ole mitte mingisugust seost. Et mõnikord lihtsalt võib juhtuda selliselt, et puhtjuhuslikult on olemas sama nimeline inimene päriselt. Et siis pigem kirjutada vähem ja teiste nimedega ja siis ei rikuta kellegi õigusi. Jah, et väga lihtne on tegelikult nimesid muuta ja mingeid fakte ja aspekte muuta, et mis siiski loo seisukohast ei ole suur probleem. Kas sa oled kasutanud mitmes raamatus ühte sama nime ka? Või pigem nagu otsid igale tegelasele täiesti originaalse nime kuskilt? Kuidas üldse nende nimede peale tuleb? See nimede peale tuleb, see on kohutav. Ma olen hästi palju kasutanud igasuguseid Eesti nimepäeva statistika, võtan sealt ette või mõtlen, et mis nimi võiks sobida. Täitsa võimalik, et mul mingid nimed kattuvad, aga ausalt öeldes ma ei tea seda, sest ma ei mäleta. Ma ei mäleta kõikide tegelaste nimesid, kes on saanud nimed. Et tavaliselt julgete raamatut kirjastada, kuna kardetakse põhjendamatult julma kriitikute poolt, et millises osas olete kõige rohkem pidanud kriitikutega vaidlema või siis pigem ignoreerite kõike? Kas üldse peaks kartma kriitikat? Kriitikaga ongi see, et ma olen õppinud, vähemalt ütleme, et konstruktiivne kriitika on jube kasulik ja jube vajalik. Mis on aga mõttetu, et see on mul esimese Hobuse raamatuga seoses, kui ma õigesti mäletan, et keegi arvustas seda, et jumala nõme raamat, et seal rääkis ainult hobustest ja tallielust. Ja selles osas mul on küsimus, et aga miks sa üldse loed seda raamatut, sest kaane peal on hobune, tagatekstis on kirjas, et see ongi hobustest ja tallielust, et miks sa selle siis kätte võtsid. Aga üldiselt ma proovin seda kriitikat, mis on suvaliselt kuidagi välja visatud, mitte liiga tõsiselt võtta, sest ma ei saa muuta seda, mida mingid inimesed arvavad. Et saabki lihtsalt muuta seda, et kuidas ma ise aktsepteerin seda. Kui nad kirjutavad konstruktiivselt, et võtame siit sellest raamatust, et näiteks, et kuule, sa rääkisid sellest täiesti valesti, et tänapäeval ei ole võib-olla enam sellist varustust või sellist ratsutamisalast lähenemist, et siis on täiesti minu viga, võtan selle kriitika vastu. Või et kõik su tegelased kõlavad täpselt samamoodi, et nad võiksid natukene erinevamad olla. Et see on niimoodi kriitika, mille see ei pruugi mulle meeldida, see võib mind kurvaks teha, tigedaks ajada, aga ma võtan ta vastu ja ma saan seda kasutada, et raamatut paremaks teha. Aga kõige rohkem tõenäoliselt olen pidanud toime tulema selle kriitikaga, et noortekirjandus on mõttetu ja kellele seda üldse vaja on, noored nagunii ei loe.
aga kas te võitlete üldse selle poolt, et noored saaksid paremini kirjastada raamatut? Et mida te ise nagu saate selle jaoks ära teha või olete juba teinud? Ma arvan, et kõige rohkem, mis saab ära teha, ongi võib-olla see, et pakkuda järjepidevalt toetust noortele, kes kirjutavad. Ja samamoodi siis anda ka nõuandeid, sest tihtipeale võib-olla täiesti vale arusaam, et kuidas see protsess toimub. No näiteks see, et Eestis kui sa lähed kirjastuse kaudu avaldad, sa ei pea tegelikult kirjastusele selleks maksma, et nemad sinu raamatut avaldavad. Ja samamoodi, et no seal on sellise väikesed aspektid võib-olla siis ka kirjaniku elus, et no näiteks muidugi sa ei saa saata kirjastusele või sa ei taha saata kirjastusele raamatut, mis kubiseb kirjavigadest, aga sa ei pea ise olema eesti keele või eesti keele teadlane, et see täiesti õige on, et toimetajad on ikkagi abiks ja olemas. Ma arvan, võib-olla see ongi maksimum, mis ma saan teha, et toetada võimalikult palju noori kirjanikke, et nad julgevad oma raamatud ja oma jutud sahtlitest välja võtta ja nii-öelda laial avalikkusele näidata. Ma arvan, et kirjavead on kõige väiksem. Täpselt, ja et seal on palju muid asju. Valesti, et see on, ma arvan, isegi kui täiesti kirjateadlane hakkaks raamatut kirjutama, siis ka tal oleks väga palju vigu. Ja avaldatakse isegi raamat, juba antakse välja isegi seal vigu, et selles suhtes keegi ei näe kõiki neid vigu tegelikult. Et kui keegi sooviks teie raamatu järgi nüüd teha filmi või arvutimängu, siis millised oleksid tingimused, mis peaksid olema kindlasti täidetud? Ma arvan, et mul isegi ei ole tingimusi selles osas, et kui hakkab keegi tegema filmi või mängu, mis iganes, et ma usaldan seda, et kui nad on asjatundjad, ma usaldan nende teadmisi. Ja ma tean, et film ja raamat näiteks, nad on ikkagi väga erinevad asjad, et ei saa üks ühele kõiki üle kanda. Ja samamoodi, et mis ma olen oma toimetajaga rääkinud, Reet Rummal, kes toimetas ka selle raamatu, et ta on öelnud, et mõnikord inimesed hästi palju vaidlevad toimetajale vastu. Aga seal on jällegi minu otsus, et ma usaldan asjatundjad, toimetajad, kellel on võib-olla laiem pilk ja suurem teadmine, et viia sisse mingised muudatused, mida mina kirjanikuna lihtsalt ei tea. Ma arvan, et filmimaailmas on samamoodi, et kui ikkagi asjatundja professionaal tahab seda filmi teha, siis ma usaldan seda, mis on tema otsused ja soovid. Ehk siis film oleks nagu täiesti eraldi juba nii-öelda kunstiteos, et see ei ole tegelikult enam sinu raamat otseselt. Jah, et muidugi selliselt ei saa, et üldse minuga ei suhtle, et ikkagi seal on olemas õigused ja autoriõigused, kõik asjad, aga selliselt ma ka ei taha, et umbes, et ongi võtteplats ja ma seisan seal võtteplatsi kõrval ja ütlen, et ei, niimoodi küll ei sobi, et alustame otsast peale, et see ei ole enam minu roll. Aga ise filmis osaleda mingi tegelasena? Jumala poolt, hea meelega. Mitte mingise peategelasena elu sees mitte, aga mingi, ma ei tea, tausta inimene, vabalt. Aga aitäh sulle, Helene, ja suurepärane intervjuu oli sinuga. Aitäh, väga tore oli rääkida.